Videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm! Täna on Nõmme raadio lõunatunni hakatuseks mul teile uudis. Kohutav tragöödia Tallinnas täna hommikul tuntud arst Viktor Vassiljev lasti maha kuul pähe. Ta oli teel erakorralisele meditsiinikonverentsile. Mõrvapaigalt leidis politsei professionaalse relvapadrunik Estad, see oli planeeritud rünnak. Üks pealtnägija, noor neiu, kirjeldas läbi pisarate, kuidas arst sai mitu lasku ja vajus rooli peale. Päev enne oma surma avaldas Viktor Vassiljev meie korrespondendile šokeerivat teavet tervishoiusüsteemi kohta. Võib-olla maksis just see talle elu. Mis teave see oli? Kuula kohe praegu. Kes ütles, et apteegid on loodud selleks, et inimesi aidata? Kes ütles, et tabletid on ravi? Vabandust, aga see on kõige suurem nali üldse. Farmaatsiatööstus ei ole abi, see on äri. Väga läbipaistev äri, sest mida rohkem see valutab, seda rohkem nemad teenivad. Ma olin 20 aastat arst, ma nägin pealt, kuidas haigustest teab see kuldkaevandus. Miks ravida inimest, kui saab talle aasta tablette müüa, eks ole? Ma olin selle süsteemi sees. Ma kuulasin neid, sest arvasin... Nii, nüüd on uudises suur osa nähtud ja tänu meie toetajatele on ikkagi stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev. Ja Viktor, mida sina ise arvad sellisest uudisest? Tere, meie head vaatajad, kuulajad ja toetajad. Tsiteerides Mark Twaini pean ma ütlema, et kuuldused minu surmast on mõnevõrra liialdatud. Miks keegi selliseid libauudiseid netti paneb? Ei mina tea, kui haiged need inimesed on ja mis on nende eesmärk, absoluutselt ei kujuta ette. Aga eks nad teevad mulle reklaami nii hästi või halvasti nagu oskavad. Kellel mingisugust kasu sellest on, seda ma ka ei tea, Nõmme raadiot reklaamitakse. Aga minu nime ja näopildiga on ka varem avaldatud mingid libareklaamide või libaravimite reklaame ja mitte ainult minu nimel, vaid ka teiste tuntud tohtrite nimel on neid asju tehtud. Ja internet on ju nagu kogu maailm, internet on täis igasugust petiseid ja vargaid, siin ei ole midagi varata, aga kui keegi avaldab mingi libauudise kuskil internetis, siis seda tehakse võlts aadressitega, ükski veebikonstaabel neid algallikaid kätte ei saa, maha võtta neid ei anna, nii et ainuke asi, mis aitab, kas see on pettus või ei ole pettus, te peate ise selleni jõudma ja selleks, ma annan teile vihje, selleks on vaja mõistust. Aga anna siis aus selgitus ka siit Nõmme raadio stuudiost, nagu see eelmine klipp näitas. Kust seda mõistust saab? No vaata, ülikoolis õppides ikkagi õppides füsioloogiat ja psühholoogiat, neile öeldi, et igal inimesel, kes kuulub homo sapiensi liigi hulka, peaks mõistus olema. Teine asi, kas ta on selle juba enda juures avastanud või ei ole, aga ikka peremees enda küljes pead sa selle mõistuse leidma ja mõistus on ju üks tähtsamaid tööriistu, mis issand jumal ise või oli see Darwin on sinu käsutusse andnud, nii et kasuta seda mõistust. Tõmbada käima nagu mootorsaag ja sae läbi kõik need nähtused, mis on üks propagandistlik kamara jura. Mul ei ole midagi selle vastu, kui herr doktor Viktor Vassiljevi selja taga on suurelt näha Nõmme raadio. No see sein muidugi on tegelikult suurem, aga Nõmme raadio ei ole herr doktor Vassiljevil selle vastu ka midagi, et talle mõistusega võetavat publicityt luuakse, aga tegelikult Aktuaalse Kaamera diktorid peaksid selle mudaka tõenäoliselt kohtusse kaebama, sest ma usun, et isegi umbjoobes olles nad nii kehva esitust endale ei lubaks.
jah, et oli kuskil jällegi minu nimega mingi libaravimi reklaam ja see oli pandud, ma ei tea, mis hiinlaste poolt oli kokku pandud, kes eesti keelt ei osanud, aga nende kõnerobot sünteesis mulle kõne, mis ilmselt oli hiina keelest tõlgitud, aga kõnerobot ajas natuke segi ja selle eesti keele pani tohutu soome aktsendiga, nii et ma rääkisin tohutu soome aktsendiga, endal oli lõbus kuulata seda asja. Aga jah, igasugust tsirkust ja lollust tehakse, kõike ei tasu uskuda. No ja siin ka ju subtiitrid on sellised, et tegelikult Andres Raid võiks saada neid lugedes, ma ei tea, aga mingisuguse närvivapustuse kohe kindlasti, üsna õudne. Aga Viktor, nüüd me jõuame libedal teel, meile omaselt libedal teel olles, sinna milliseid uudiseid me üldse võime uskuda, kelle kohta kehtivad sõjaseaduse sõja õhutamise paragrahvid, kui meil siin kohe kõva häälega öeldakse, väga ilus tõlge oli vene keelde, davai urojem. Jah. Mida uskuda, mida mitte uskuda, milliseid uudiseid tarbida. Kuule, aga sellega on nagu igasuguse toiduga, eks ole, et sa võid igasuguse toiduga liialdada, kui see toit on seisnud pahaks läinud, siis sa saad mingi toidumürgituse, eks ole. Nii et kõigega tuleb olla ettevaatlik uudistega täpselt samamoodi. Vaata, mina olen harjunud sellega, et ma ise valin endale toidu, mida ma tahan süüa, kui palju ma seda tahan süüa uudistega samamoodi. Ma olen harjunud elu jooksul, et ma võtan mingi uudise siit, mingi uudise sealt, aga ikkagi viinerite juurde ma tahan natuke praekartuleid, eks ole. Nii et ühe kanali uudise juurde tahan ma saada ka teise kanali uudist ja natuke sinepid ka ikkagi pääle, siis ta maitseb hästi. Nii et ma olen kolmandiku elust olen ma elanud nõukaajal, eks ole, siis oli uudistega natuke raske võitu, aga ikkagi kätte sai kõik, mis vaja ja siis ma enda jaoks panin oma maailmapildi ise kokku, ma lugesin loomulikult rahva häält ja noorte häält ja kuulasin Nõukogude raadiot, eks ole, aga siit ma kuulasin ka Ameerika häält ja Vaba Euroopat, mida iganes ja panin enda jaoks selle pusle kokku. Ma olen sellega harjunud ja täpselt samamoodi ma teen ka tänapäeval. Vaat nende puslerdistega on omaette häda. Ma saan aru, Eestis vägev võidupüha, aga kas eksperdid ja president peavad sellest nii ekstaasi minema, et no tahad või ei taha, see on siiski sõja õhutamine. Ma saan aru, see võib olla propagandistlik kõigest. See võib olla heast tahtest kütta üles emotsiooni, mis eeldatakse rahval olevat, aga sina, Viktor, sa ju võrdlesid nõukaajal juba erinevaid uudistekanaleid ja ma teen seda ka praegu. Ja samas, kui oleks nõukaajal sind välja kutsutud ja küsitud, siis sa oleksid ju teadnud õiget vastust. Loomulikult. Mida öelda, aga see on ju ka praegu. Enam-vähem, jah, enam-vähem. Sest ei hakka mina praegu eetris nimetama, eks ole, kust kaude, mismoodi ma saan kätte neid uudiseid, mis ei ole Eesti Vabariigi kodanikule kohane tarbida. Aga jällegi, sinep ei ole ju ka tervislik, eks ole, aga viineri peale ikka määrid, läheb viiner nagu paremini alla. Nii et ma määrin oma viineri peale neid uudiseid, mis ei ole tervislikud, aga ma oskan neid tarbida. Sa ajad ikka natuke naerma. Sinepiga on vist nagu viinaga, et sellega riigikogulased teevad ainult jalavanne.
Nüüd ei ole vanne. Kuule, siin oli vabandust, mitte jõululaupäev, vaid jaanilaupäev oli. Ja me ikka istusime siin kuskil kella 4 hommikul, sest mul on siuke traditsioon, ma tahan ära näha päikesetõusu, mis on tegelikult natuke pärast kella 2, kuulata, kuidas linnukesed hakkavad laulma, kerge tuulekene liigutab puulehte, eks ole, mulle meeldib see asi. Ja loomulikult selle jaani öö jooksul me hakkasime pihta kuskil kella 8 esimeste šašlõkkidega ja viimaste nagu lõkke kustutamisega kell 4 hommikul. Selle aja jooksul ma jõudsin ära tarbida lausa 3 pitsi viina. Vaat niimoodi, vabandust, rohkem nagu ei tahtnudki, sest vanust ka parasjagu tervis ei ole enam see. Vanasti oleks rohkem võtt. Ja, seda kindlasti. Aga ilma pitsi viinata see ei ole ju jaaniöö. Vaat see on jälle rituaal. Jah, on. Ja mul oli siin, lugesin mina ilusat kildu, mille oli kirjutanud kamraad Aari Dubin. Tema võttis ette e-valimised, et kuidas nendega on. Ja minul lõi natukene käärima, et e-valimised, see ei ole see, ta võib olla lihtsam, ta võib olla mugavam, aga sama asi, mis herr doktoril siin kenasti jaanipäevaga, kogu pidulikkus, kogu rituaal, kogu ülevus, kaup, kus see ja teine. Niimoodi võiks ju teha ka näiteks e-laulupeo. Et koorid eraldi salvestatud, see AI paneb nad kokku ühe kaare alla, dirigendid teevad tühjas toas mõned traditsioonilised liigutused, iga mats võib veel oma sõpruskonna ka ära jäädvustada ja üldpilti sulatada, aga tead seda saabki ainult tehisintellekt vaadata. Jah, no tehisintellekt on ka tööriist, eks ole, nagu labidas, et seda peab oskama kasutada, kui ei oska, võib labidaga endale rängalt viga teha, naabrimere ka muuseas. Aga mis puudutab e-valimisi, erinevatel põlvkondadel on erinevad traditsioonid, põhimõtteliselt elektroonsel teel võib ju lapsi ka teha, eks ole, et regad ennast kuskile registrisse, eks ole, saadad 2 miljonit spermatosoidi ära, kuller viib kohale, kulleri nimi on muidugi Ahmed, eks ole, ja võib ju tõesti laps sündida, nii ja naa annab seda kõike teha. Valimised ka, meil on vanast ajast siuke komme, et ilusti koos oma naisega käe alt kinni, paremad riided selgas, nagu valimisjaoskond, kus tuntakse ära ka, näed, et doktor Vassiljev tuli, eks ole, on elus, tuli valimisjaoskonda ja seal siis nagu hääletad pidurikult ära, aga noortele meeldib nagu elektroonselt seda asja teha, las teevad elektroonselt. Mina ütlen niimoodi, et see ei mõjuta oluliselt valimistulemusi ja ma toon teile väga ilusa näite Valgevenest, ei ole seal mitte mingeid elektroonseid hääletusi, kõik käib ikkagi, ma ei tea, vaaraohaaegselt, kas nüüd päris hanesulega, aga ikkagi pastakaga paberi peal ja näed sa 99% või mitte on seal osalemine, eks ole, ja 90% ikka ühe ainsa kandidaadi poolt, nii et olgu ta elektroonselt, olgu ta paberi peal, kui on kellelgi vaja, tšiki-priki tehakse ära, elektroonselt või paberitega tehakse nii nagu vaja. Nii et ma ei ütleks, et üks meetod on turvalisem või parem kui teine, sest pettus ei sõltu mitte kasutatavatest riistadest, vaid pettus on kinni inimeste mõtetes. Kui ikkagi on olemas inimene, kes tahab produtseerida minu kohta võltsuudise, eks ole, ta produtseerib selle, olgu meil tegemist internetiga või ma ei tea, kuskil mingis urkas trükitavate lendlehtedega, mis seal vahet?
jah, see on nii nagu vanal hallil ajal ja ka praegu on kuulujutud. jah, ongi ja vanasti räägiti kaevu juures, eks ole, aga nüüd see kaev on ju, kõik teavad, kus on kaev, see on Delfis, see on, võtad oma mingi mobla või arvuti kätte, esimene asi, mis sul näkku kargab, ongi Delfi, eks ole, koos kõigi kommentaariumidega ongi seesama kaevu juurest ja naised räägivad. Ja, oli mul õnn ja rõõm siin käia vandenõuanalüütikute suvepäevadel. Suur hulk huvitavaid inimesi oli koos ja üllatavalt palju oli ka kõrgharidusega mehi, kes tahtsid analüüsida ühte, teist, kolmandat, neljandat ja tegelikult tulid sellega ka toime. Mida sina arvad? Mina arvan seda, et see, mis seal toimus ja kuidas võimud seda üritasid hallata ja sinna sekkuda, näitab seda, et meie võimud suhtuvad väga tõsiselt vandenõuteooriatesse. Ei ole midagi parata, kukub ära teooria, jääb alles vaid vandenõu. Ja samas oli üks läbiv joon praktiliselt kõikides sõnavõttudes ja vestlusringides. See oli, paljudel juhtudel taandus selle peale, et meie ja nemad ja meie peame kirjutama neile kirju ja neid survestama just nagu nemad, seega siis partei ja valitsus, oleks mingisugune asi iseenesest ingansih, kui nii võib öelda, konstant ja meie eraldi ja siis hõigume üle kraavi. See näitab, et tegelikult üksikisikud on mures sellepärast, et meil on siiski riik ilma ühiskonnata. Jah. No siin tekib kontseptuaalne küsimus, mis asi on ikkagi ühiskond, kas mingisugune kari mingisuguseid isendeid seiklema silma selge eesmärgita, on see siiski ühiskond või ta ei ole ühiskond, kui kaks külanaist tulevad selle kaevu juurde kokku, on nad siis ühiskond või ei ole nad ühiskond? Küsimus selles, et kui neil on kaev, siis on neil ühishuvi. Ja nad ei kakle kaevu peal, et sina siit vett ei võta, siit võtan vett mina, sest mina olen seda väärt. Okei, kohe tekitame teile uue vandenõuteooria, et keegi, mingid reptiilid on teie jaoks keset küla selle kaevu välja kaevanud just selleks, et te tuleksite sinna kokku. Reptiilidel hea teid ühe korraga kõiki näha. Alles see oli, kui igasugused reptiili jutud David Icke esituses oli hull vandenõuteooria. Aga mõned päevad tagasi lugesin ma, tõsi, see ei ole nüüd eelretsenseeritud teaduslik väljaanne, aga mingi huvitav ajalugu või nii, et teadlased avastasid, et püramiidide all lähevad sambad 600 meetri sügavusele ja arvatakse, et reptiilid või mingisugused muud on need pannud. Tähendab, seda juba levitatakse. Jah, inimestel on alati hää uskuda midagi täiesti uskumatut, et see annab sulle mingisuguse põhjenduse, et miks sulle ei õnnestu sinu isiklik elu või miks sa ei saa oma rahadega hakka, miks sa pangale võlgu oled, miks naabrimees elab sinust paremini. Sellepärast, et reptiilid, sellepärast, et koroonaviirus, sellepärast, et ma ei tea, kes
ja mis puudutab nüüd reptiile, siis inimene, kes elab kuskil mingist oma väikest elu, eks ole, tema vaatab näiteks riigikogulaste ja riigitegelaste poole niimoodi, et nemad on mingi hoopis teine bioloogiline liik, sest ta saab aru, et tema külamees ei saa mitte iialgi riigikogu liikmeks, see ei ole võimalik, see on mingi teine liik, need on reptiilid. Mina enda jaoks lihtsalt otsustasin ära proovida, ma ei ole mingi poliitik, ma proovisin ära, jah, see on täiesti võimalik ja no ma tegin väikse vea, jäin sinna 12 aastaks kinni, õnneks läks üle, sain lahti, tuli sealt ära. Aga samamoodi ma saan ju aru, et tegelikult ma olen võimeline näiteks ka raske veoautot juhtima, teised ju juhivad, et küll ma ka õpiksin ära, kui see vajalik oleks. Aga nii kaua, kuni ma seda õppinud ei ole, ma lihtsalt ei hakka seda proovimagi. Mis jaoks? Ma tean, et ma suudaksin seda, kui vaja oleks. Minu jaoks on oluline see põhimõte, et see, mis oli eile vandenõuteooria, seda paisatakse nüüd, no ma teen möönduse, ma ütlen meelelahutusena ajaloo huvilistele, aga nad kuradid võtavad seda tõsiselt. Ei tohi tõsiselt võtta, ei tohi. Maailm on täis meelelahutust, eks ole, ja sa võid minna vaatama teatrisse Otellot, eks ole. No sa ei tohi nüüd põdeda seda, et mustanahaline mees kägistas valge naiste rahva ära, eks ole, ja pärast seda on sinu maailma pilt tükkideks. See on meelelahutus. Jah, see on meelelahutus, aga no ma võtan siin natuke niimoodi õhust ühe totaka mõttekäigu, mis ei olegi nii totakas. Maailmas ei ole nii totrat ideed, mis ei leiaks järgijaid. Ja siingi killustatakse sinu sõbrad, makaronimonstri kummardajad on üks seltskond. Tolkieni kääbiku fanaatikud on teine, siis on terve jalgpallihaigla täis. Ja loomulikult Goebbels teadis seda väga hästi, eks ole, mis ta ütles selle vale kohta, et vale peab olema röögatu ja kõige vähem usutav, ainult siis hakatakse seda uskuma. Kui seda ikka mitu korda korrata. Jah, selles on sul õigus, ainult et siiamaani me ei tea, kas see Goebbelsi ütlus kehtis selle riigikorra kohta, mis Saksamaal oli, või selle riigikorra kohta, mille esindaja ta ise oli. Tead, riik on riik, et igal riigil võib olla mingisugune oma ideoloogia, eks ole, ja mitmesuguse ideoloogia alusel võib pidada mingisuguseid lahinguid, kallaletunge, sõdu ja mida edasi, kuid kui natukene ringi vaadata ja järele mõelda, kõik sõjad, mis on kunagi olnud, mis on olemas ja mis tulevad, on vähemalt ühe osaleva poole arvates vabadussõjad. Jah, kuigi vaata siin on ka üks nüanss, mitte ükski sõda, mida peetakse väljaspool oma riiki, ei lähtu patriotismist. Ei, see on vabadussõda, sellepärast, et venelane läks Ukrainale kallale selleks, et vabastada rõhutud venekeelsete elanikkonda Donbassis. Nii et kunagi konkistadoorid läksid Ameerika mandrile, eks ole, selleks, et vabastada õnnetud indiaanlased, kes ei teadnud õiget ristiusku, et mindi kunagi ristiretkedele Jeruusalemma, eks ole, tegelikult selleks, et kindlustada siiditeed, eks ole, ja aga sinna mindi selleks, et vabastada ristiusu sümbolid, mis olid moslemite käes. Kõik sõjad on vabastussõjad alati olnud. Jah, ma hakkasin praegu mõtlema selle infokillu peale, mida nägin eile, et Eestil oleks aeg hakata andma ennetavaid lööke. Jah, no võt see oleks suur õnnetus ja suur rumalus, sellepärast see ennetav löök võiks olla veel üle Läti ja Leedu Kaliningradile. Kuule, need seisisi me võtsime ükskord ära, eks ole, võime korrata. Ja no lätlasega võib ju tüli kiskuda, aga Kaliningrad, no selline ennetav löök, see meenutab umbes seda, kui kuskil mingis kahtlases linna osas öisel ajal, eks ole, sa näed, et mingi
Läti jook tuleb vastu, eks ole, ja sa jooksed ja annad neile ennetava löögi, eks ole. Seda muidugi. No eks siin ole ka teisi selliseid huvitavaid nüansse. Vaatasin mina seda flight radarit või mis ta nimi on. Nägin mina, et on terved piirkonnad maailmas, kus ilmselt õhuruum on suletud. Oli ka teatav paanika Bahreini kandis, toodi välja uudis, et sealt nüüd üle, ma ei tea, mitme tunni 2 lennukit lubati välja. Tegelikult sealt sõidab neid välja ikka küll ja sinna maandub ka hulgi. Peale selle julgen meenutada, et Bahreinis on Ühendriikide 5. laevastik ja siis sattus mu pilk Eesti peale. Ja ma mõtlesin, et ma ei olegi kuulnud, et meie õhuruum ka suletud on. No mitte miski isegi üle parasjagu ei lennanud. Ta on küll suletud, vähemalt üks, minu meelest isegi 2 korda, kui kes see kurivaimse tegelane oli ta Slovaki või Sloveenia või Slovaki peaminister, kes tahtis lennata Moskvasse ja üle Eesti, eks ole, tema jaoks õhuruum suleti, nii et ta pidi tegema mingi röövatu ringi läbi Türgi või ma ei tea, mis asjale. Niimoodi võib ju meenutada sedagi, et Eesti sulges oma piirid Valgete armee ees ja need ei pääsenud Petrogradi ja ei saanud ära hoida oktoobri revolutsioon. Jah, see oli küll pärast oktoobri revolutsiooni, see oli nimetatud Vene kodusõja ajal, aga jah, tol ajal oli üldse väga keeruline olukord ja tuleb näha kogu seda malelauda, ta oli üsna keeruline, aga mis puudutab jah, meie võidupüha, jah, me võtsime see siis Võnno, võtsime ära, või tähendab, lõime seal Landesveri koos Wonderholziga uppi, aga see oli selline ajalooline artefakt, ei olnud mitte kõige tähtsam lahing, kuid omal ajal minu meelest oli see 1934, nimetati see võidupühaks sellepärast, et ta oli kõrvuti jaanipäevaga, eks ole, ja siis oli odavam nimetada see töövabaks päevaks, eks ole, oleks võinud võtta mõne teise lahingu, mis ei olnud mitte vähema kuulsusega, aga see oleks langenud mingile teisele päevale. Nii et millegi pärast otsustati, et just nimelt see on võidupüha. No, ilmselt sellepärast, et talumehed vähemalt mitu päeva seal pidu pidada ei saanud, neil olid parasjagu ju tööd käsi. Just nimelt, jah. Jah, oli nagu oli, et tol ajal, kui see vabadussõda käis, eks ole, Venemaal oli hoopis teisi probleeme, tähendab, see Eesti oli nende jaoks kõige väiksem mure, et nendel oli seal ikkagi valgekaartlaste mitu suurt armeed, mis liikusid Peterburi poole ühelt ja teiselt poolt ja mingisugune väekontingent oli siin hõivatud mingisuguste eestlastega, kellelgi vaja põlde ja siis Lenin andis Krasinile ja diplomaadile andis käsu, et lähed Tallinnasse, jood seal viina, konjakit joodi, head prantsuse konjakit joodi, ikkagi mingi nädal või 10 päeva ja Lenin andis talle käsu, et kirjutada kõik, mis sunnikud tahavad, peaasi, et me saaksime selle mäsu või masu ära lõpetada, oma väed ära tõmmata Eestist ja nii kirjutatigi alla rahuleping, mis oli täiesti häbiväärne Vene jaoks. Venemaa pidi tohutud kontributsiooni maksma kullas, eks ole, maid loovutama, mida iganes kõike, aga seda peeti ajutiseks, et selleks, et saaks lahti sellest sõjakoldest Eestist. No saadigi lahti. See on siis, et ja Lenin ütles, jätku mu hing rahule. Ja. No niimoodi oli. Hea küll, need on vanad probleemid. Praegu siit vaadates ajaloo poole, oma ajaloo poole, me näeme kaunikesti laia pilti ja tänu kooliharidusele me teame ka täpselt, kes oli hea, kes oli paha. Samas muidugi, ütleme, meie vanused võivad
noortega oma teadmisi võrreldes mõjud on natuke totakate, need äkki on valesti aru saanud. Nad ei tea kõike, aga selles oleme süüdi meie vanad, sest me teame igasugu vahvaid asju, mida noored ei tea teps mitte. Me teame neid asju, millest ei kirjutata ei tänapäeva ajalehtedes ega vanades ajalooõpikutes. Ja tänapäeval ei räägita. Venemaal mitte keegi praegu ei maini seda, kes oli see, milline riik esimesena tunnustas Nõukogude Venemaad. Mis oli see riik? See on mälumängu küsimus. See oli Eesti Vabariik Tartu rahulepinguga. See oli ametlik Nõukogude Venemaa tunnustamine iseseisva riigina. Ja kes oli see, kes esimesena Eesti Vabariiki tunnustas? Oi, ma ei tea, kas ma julgen seda öelda. See oli Venemaa selle sama Tartu rahulepinguga. Näed sa? No, vat jah, hea küll. Need on vanad probleemid, aga oi, väga vanad, jah. Aga nad olid. Olid, raudselt olid. Tuleme nüüd uute probleemide juurde. Meil siin tulevad igasugused valimised ja meil on tegelikult valida. Võrdlemisi palju, aga kas me seda just valida saame? Ma pean siin silmas, et me võime ju valida... No, kas me tegeleme sõjaküsimustega, toetame ja oleme eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel või kuidagi pidi, no see, mis toimub meie oma riigis, see on kummaline, vat meil on vaja tuua Rootsist vange, sest see loob 300 töökohta, samas liidame nüüd päästjate ja politsei vabad töökohad kokku, me saame, et meil on juba, palju see võiks siis olla, 800 umbes vaba täitmata töökohta. Ja vanglatega on päris huvitav küsimus, et kõigepealt raske raha eest ehitati tohutu suur vangimaja, eks ole, ja siis millegi pärast, ega see ehitati ka mitte niisama ilma mõtlemata, vaid tol ajal, kui seda projekteeriti, siis oli teada, kui palju kohtud iga aasta inimesi vangi mõistavad, eks ole, ja vastavalt sellele arvule siis valmistati ka kinnipidamiskoht ette. Kõik oli õige, aga järsku kohtud muutsid meelt ja ei tahtnud enam inimesi vangi mõista millegi pärast. Ma ei tea, miks. Äkki tuli mõistus pähe, et arvutati kokku, et ühe vangimajast pidamine maksab Eestis kuskil mingid 8,500 eurot, eks ole, ja otsustati, et ei, et see on meie jaoks liiga kallis, eks ole. Aga igal juhul tühjaks need kohad jäid, aga vangimaja püsti on, eks ole, eks ta ole äriprojekt mingil määral, kulud sellega kaasnevad, need kulud tuleb millegi katta ja järelikult, kui klienti koha peal ei ole, väga lihtne ärimudel, tuleb klient mujalt tuua. Samas, väikese mööndusega, ma ei tea, 10 ruutmeetrit ei ole just midagi erilist, aga tudengite ühiselamu välja saaks ju veel teha spordikompleksi või ma ei ole seal vanglas käinud, ma ei ole ära mine. Aga mida sina, Viktor, arvad? Ei, mina arvan, et igasuguse lõbumaja annab vangimajast teha, eks on praegu, või tähendab endises Patarei vanglas on praegu muuseum, minu meelest on müügis ka, ma ei tea, mis sellest saab kunagi, aga ilmas ikka juhtub, et ehitatakse, et Vaaro käsib ehitada püramiidi, eks ole, aga siis läheb natsi aega mööda ja tuleb välja, et tal ei olegi mingit mõistlikku kasutust. Aga inimesed on nutikad ja mõtlevad välja, et seal on all mingid kambrikesed, kus elavad suured või väiksemad reptiilid, et see püramiidi tipp koondab elektromagnetvõnkeid, millega muudetakse kuu liikumist või mida iganes kõike. Inimesed on leidlikud. Jah. Inimesed on leidlikud, aga tead, vaat see, me oleme seda juba käsitlenud, see Eksegi monumentum. Kui me vaatame linnahalli, oi, ei tea, mis sellega teha, oi, ei tea, mis sellest saab, oi, ei tea, kas on mõtet, ei tea, kas on raha, ei tea, kas... Ja siis ma sattusin hiljuti Teneti filmi peale. Oi! Ja. Väga kihvt linnahall ju, võiks ju põrandad puhtaks pühkida ja korda teha ja saaks ju
saaks ju, võiks ju, minu pärast arvestades meie ilmasid saaks isegi laulupeo seal ära korraldada. Ei, mitte ainult laulupeo, vaid see on selline rajatis, mille võikski Hollywoodile välja üürida ja seal annaks igasuguseid vahvaid Stalkeri stiilis filme teha ja filmida. No mitte ainult Stalkeri stiilis, vaid ikka efektseid puhtaid paleelikke. Aga Teneti film, jah, ma ei tea, miks see praegu teemaks tuli, ma just täna hommikul ärgates mõtlesin selle filmi peale, Teneti film. Sest film iseenesest oli küllaltki rumal, üsna algupärase stsenaariumiga, mingid lollusi seal toimus, ajaga mängiti, vigu oli ta täis. Ainuke, mis oli meie jaoks nagu pluss, oli see, et osa filmist filmiti Tallinnas, aga minu jaoks oli kõige tähtsam see, et sinna olid ära peidetud Ussi sõnad ja nimelt Saator Arepo Tenet Opera Rotas. Seal oli Saator, oli minu meelest organisatsiooni nimi, Arepo oli keegi naisterahvas, kes korraldas, Tenet oli tähendab keskne nimi, mis läbis Saator ooperiteatris, see algas ja lõppes ja Rotas oli ka mingisugune tegelane. See on 5-kordne palindroom, kui teha ruut 5 paremale 5 alla, nii et 5 × 5, 25 ruutu, kirjutada Saator Arepo Tenet Opera Rotas, loed paremalt vasakule, vasakult paremale, alt ülevalt alla, alt üles, tuleb alati välja Saator Arepo Tenet Opera Rotas. Ja vaat see ongi see küsimus, mis ta sellega öelda tahtis? Ei, ta tahtis öelda ainult seda, et ta teab seda, mitte kõik ei tea seda palindroomi, aga muuseas Saator ruut on väga tuntud aastatuhandeid, sest esimesed Saator ruudud leiti minu meelest Pompei väljakaevamistel, oli kuskile seina peale kritseldatud, siis keskaja mungad olid seda kirjeldanud mingites oma kroonikates, nii et see on tuntud asi. Palindroom, see ongi sõna, mis on ühtepidi ja teistpidi loetav samamoodi, nagu kajak, eks ole. Ja sellega on päris tore mängida, mina näiteks olen ise välja mõelnud 5 × 5 palindroomi ja see on selline sukes hugale kajak, elagu sekkus. Ühtpidi, teistpidi, paremalt üles, alt, igatepidi teeb ikka samamoodi välja. Ma loodan, et te seda meelde ei jätnud, sellepärast, et nendel sõnadel võib olla suur vägi, ärge seda niisama huupi kasutage. Jah, neil võib olla tähendus, aga võib ka mitte olla. Kes teab, ärge proovige. Seda Saturnuutu, seda vanasti kasutati, kes räägib, et ussi sõnadega, kes arvab, et roosi sõnadega, millega teadjad inimesed vanasti ravisid igasuguseid nahahaigusi, aga mina esimest korda kuulsin sellest oma 20 aastat tagasi, kui mitte rohkem, kui üks vana inimene kuskilt maalt, ikkagi üsna vanas eas Heideke saatis mulle küll vigasel kombel need esimesed sõnad, et minu vanaema teadis roosi sõnu, aga kas teie ka neid teate, et umbes nii oli, kas see päris nii oli? Ma hakkasin uurima ja leidsin ülesse, jah. No jah, vaata minevikus on igasuguseid asju, mida ei teatagi enam. Näiteks siin oli, keegi kirjeldas, kuidas üks mees oli autoga kinni jäänud ja ta ulatas sellele mehele labida ja see mees sonkis, aga seda, et jalaga vajutada labida peale, seda ta enam ei teadnud. Aga vaata, neid loitsusid on igasuguseid kuskil, ütleme nii 80-ndate alguses oli siuke loitse, mis aitas sul avaldada ajalehes artikleid igalt mölakalt, igasuguste pahna ei võetud ajakirjanduses avaldamiseks. Aga kui sa kirjutasid sinna loitsu, et vastavalt NLKP 22. kongressi otsustele on meie tähtsaim ülesanne rahva heaolu ja tervis, eks ole. Vaat selle panid kirja, pärast seda sa võitsid igasugust jama kirjutada, kõik läks kohe lehte. Ja ma kujutan ette toimetajat, ta võiks ossa raist. Ja, et olen süüdi ja palun vabandust, aga ma olen korduvalt seda nõukaajal kasutanud. No ei ole midagi parata, kui sul oli vaja
noh, kellegi kõitukest ravitseda, siis selle mantra võis ju ees ära avaldada. Jah, vaata nõukaajal ma suutsin avaldada mingi, ma ei tea, 300 või 500 artiklit ja mingi paar-kolm raamatut ilmselt nõukaajal, enne kui nõukaaeg otsa sai. See oli väga tulus tegevus, sellepärast et professionaalsed ajakirjanikud, nemad olid palga peal, nende palk oli nagu ta oli, eks ole, inseneri palgast oli natuke kõrgem, töölise palgast väiksem või oli see vastupidi, tavaline tööpalk, igatahes mingi taksojuhini nad ei küündinud. Aga kui sa välisautorina saatsid artiklikese ja see avaldati, see honorar oli kuskil 100 rulla, see oli arsti kuupalk tol ajal. Nii et ma üritasin avaldada niimoodi ühe artiklikese kuus, eks ole, ja sellega ma teenisin teise kuupalga lisaks. No pole häda midagi. Aga loits pidi juures olema. Kas sa kaasaegset loitsu ka tead? Ei tea, kaasaegset ei ole, sellepärast ei ole enam nii kindlaid reegleid, eks ole, kogu see trüki ja digitaalmeedia on stiihiline, ette arvamatu ja sinna, kahjuks loitsu ei ole ja sellepärast satubki sinna igasugust pahna. Jaa, aga tehti Rootsis vist või oli see kuskil mujal uuring, kus ikka suur hulk inimesi ja nähtusi ja mida kõike vaadati üle mitmetes riikides ja seal leiti, et ajakirjandusega see on siis peavoolumeedia ja peavoolu ja niisugused suuremad telekanalid, nendega on varsti üldse kööga. Kõik läheb, nii-öelda isetegevuslaste, kuidas seda nüüd öelda, pärusmaale, väga ilus sõna. Ja seda küll, aga kui mingid protsessid lähevad toast kuskile põllu peale ja hakkavad seal kuidagi moodi vohama, küll siis leitakse ka sellele asjale mingi raamistik ümber ehitada, droonide pealt jälgida, mõjutada ja küll ka see nii-öelda kõrvalmeedia, eks ole, sätitakse ka mingit teatud kindlat rada jooksma ja teatud eesmärke teenima. Aga nüüd, vaata, meil ju lähenevad valimised. Ja. On igasuguseid imelikke loosungeid juba ummikust välja iseenesest, see on üks viimastest, mida ma nägin. Kõlab muidugi veenvalt, aga kuhu? Kõigepealt jällegi vihje, peremees kasuta mõistust. Minu meelest see on ju täiesti arusaadav, et enne valimisi kõik parteid käivad välja mingid valimisloosungid, mis ongi mõeldud selleks, et sa mingi sööda alla neelaksid, eks ole. Nii et see on enam, suur osa sellest on lihtsalt vale, sellepärast, et kui vastav erakond tuleb kunagi võimule, ta ütleb, et aga vastased ei võimalda meil neid ülesandeid täita, mis me lubasime teile, et me täidame ja kõik need, nii et see on absoluutselt arusaadav valimiseelne moosimine. Ma ei tahaks öelda, et pettus. Nad võib-olla ise ka usuvad seda, mis nad räägivad, andku jumal neile andakse. Aga see on tavaline moosimine, nii et see on reklaam, valimiseelne reklaam. Ega seda kõike ei tasu puhta tõena võtta ja pealegi, kui on valimised, sa peremees lähed vastavalt oma veendumustele, sul on veendumused, jah? Vastavalt veendumustele lähed valid kas tegelaste Reformierakonnast, Isamaast, Keskerakonnast, isegi kui sul mõistus peas ei ole viis Eesti 200, eks ole, siis su hääl on niisama hea kui prügikasti visatud. Aga mis sa saad tulemusena? Tulemusena saad sa koalitsiooni, kus on parempoolsed, vasakpoolsed koos, kes ei tohiks omavahel isegi rääkida mitte ja hakkavad valitsema riiki, linna, valda, mida iganes kõike korraldavad selliseid asju, mida sina ei osanud uneski näha. Ja pärast öeldakse, kes on süüdi, osalusdemokraatia, sina ju valisid. Ja
ja sa ütlesid, et võib-olla nad isegi usuvad seda, aga selleks nad peavad teadma, mida see tähendab. Ma saan aru, et alati võib luua mingisuguse eesriimiga või noh, mingi kujundi, mis peaks, kui ikka naba ümber juba püha hiilgus hakkab tulema, selgeks saama ja korraga oled sa valgustatud, just nii peab tegema, aga mida ja mille? Vaata, valimisloosungid mõtlevad parteide tagatubades välja targad inimesed, eks ole, neil on näiteks vasakpoolne erakond, lähme niimoodi, et vaesed elaksid hästi, rikastad, võtame raha ära, eks ole, ja teevad mingisuguse loosungid kogu maade proletaarlased ühinega. Ja see loosung käiakse välja ja loosung, õnnetust, hakkab elama oma elu, seda võetaksegi lihtsalt loosungina, mis kõlab hästi, aga mida see tähendab? Keegi enam selle peale ei mõtlegi. Tenet. Tenet, jah. Ja ongi Tenet või Rotas või... Jah. No jah. Ja rahvas usub, et ongi Tenet. Aga neil on Rotas, see on palju parem. Ja no vaat, siin me nüüd siis olemegi. Ja. Juba tuli mingisugune... pealkiri, see oli vist eile, et see erakond on jõudnud liikmete arvult sellele erakonnale järele. Ja siin ma ütleksin kohe, snim. Mis see loeb, kui vaadata näiteks Eesti 200 reitingut, ta on allpool keldrit, eks ole, pole vähimatki lootust. Viktor, liikmete arv ja erakonna reiting, kas siin on seos? Ei ole, tal mingisugune on, aga üks ei tähenda alati teist, kuid tähendab, ta on absoluutselt allpool igasugust arvustust, aga nad on valitsuses. Need asjad ei ole seotud. Ja samas nagu ma aru saan, see oli venekeelne intervjuu, kus tunnistati, et Eesti 200 tehti meediaprojektina, et vaatame kaugele sellega minna saab. Ja sai! See ei olnud mitte esimest korda, sellepärast, et ajutiste projektidena, olgu ta meediaprojekt või põimida sinna meedia ja nimetada süüdlaseks, see on küll liiaste ajutine projekt, projektipartei. Neid on Eestis varemgi tehtud, nii et Res Publica näiteks, eks ole, ka see tehti projektiparteina, kui Isamaa hakkas uppuma, eks ole, siis kähku ehitati, tema reiting langes, hakkas ajutiselt, arvati, oi, nüüd on see Titanic, eks uppub ära, ehitati kõrvale päästeparv ja nimetati Res Publicast ja suure kaliibriga kujud hüppasid selle parve peale, eks ole, suurepärane erakond, eks ole, 2 hooaega olid nad minu meelest Riigikogus, siis liideti jälle Isamaaga ja pärast likvideeriti ära, kadus ära. Teda ei olnud enam vaja. Projektipartei, nii et neid on ennegi olnud ja tuleb ka pärast meid. No muidugi üllatus oli kuningriiklased. Ja aga see oli projektipartei, aga ta oli stiihline partei. Sellepärast, et sinna tulid targad inimesed, kes mõtlesid... Ma natuke tea seda asja, et sa ka lävisid nendega tol ajal ja need targad inimesed ja nende esimene mõte tegelikult oli väga hea idee. Teeme lollide partei, mängime lolli, teeme lollide partei, siis järsku keegi emmatas ära, et ei, ärme tee päris lollide partei, teeme kuningriiklaste partei, ka see on täiesti mõttetu, see ei ole Eestis võimalik, eks ole, täiesti võimatu asi, teeme kuningriiklaste partei, oligi võimalik, olidki Riigikogus. No meil tegelikult Eestis praegu on piirkondi, mida kutsutakse ka kuningriik. Vähemalt 2, jah. Ja minu meelest see ei ole üldse halb mõte. Ja seda küll, aga veel kord ma olen seda rääkinud, aga ei väsi kordamast, et kui räägitakse kõige liberaalsematest Euroopa riikidest, kus on kõige suurem läbipaistvus, kus on kõige suurema tasemega majandusareng, inimesed kõige õnnelikumad, eks ole, nendest kõige demokraatlikumatest riikidest ehk vanadest demokraatiatest, nagu neid nimetatakse, lausa 18 tükki on monarhiad.
See on mälumängu küsimus, et katsuge ära mõistada, mis need on. Muidugi peaaegu kogu Skandinaavia, eks ole, Norra, Rootsi seal, nii edasi, Luksemburg, Monaco ja nii edasi. Kõik on monarhiad ju. No ja need riigid, kus saadetakse vange välja istuma, need on kõik monarhiad ikka. Ära sõtle, kuningas teeb liiga oma vangidele, jah. Ja teine asi muidugi on veel. Kui meil siin tegelikult on vahe sees, kes on kodakondsed ja kes on kodanikud. Kodanikke nagu neetud on vähem, sest kui sa võtad kodanikuna sõna, saad sa sildi kaela ka tihti peale. No tihti peale ka muide asja eest. Aga kuningriikides on kõik ju kuninga alamad. Kuninga alamad, jah. Ole sa loll või ole see tark, on sul ühtepidi või teistpidi dokumente, elad kuninga maal, oledki kuninga alam, pead kuningale maksu maksma. Seda küll, aga tähendab, meil on kodanikud. Vaata, mis asi on kodanik? See on väga lai mõiste, et ühest otsast sa oled kodanik, kui sa viitsisid vormistada õigesti dokumendid, eks ole, ja said paberi kätte, et sa oled kodanik. Samas on küll ja küll Eesti kodanikke, kes on riigi reetmise eest süüdi mõistetud ja mida iganes sigadust toimetanud oma riigi vastu. Aga teine asi on see, et kodanik on see, kes hoolib oma riigist, oma hea olust, hoolib teistest kodanikest ja on oma kodumaa patrioot. Mis värvi dokument tal on? Mis vahet? No jah, ja kodanik, no muidugi on ju ilus loosung veel ubi bene ibi patria, võib täpselt samamoodi, samas. Ja ubide saurus tuus ibi kordum, kus on sinu parandus, seal on sinu süda. Ja, aga kodanikud, aga kõik selle nõuka aja 50 aastat, eks ole, kõik me, kes me Eestis elasime, kuule, me olime ametlikult ju Nõukogude Liidu kodanikud, aga palju me toetasime ja armastasime seda Nõukogude võimu. Mis kodanikud, mis olime? Ja praegu me oleme Euroopa Liidu kodanikud, aga palju, no ma parem ei küsi, eks ole, sest see ei ole see õige vastus. Ja seda küll, aga see nõuka ajal, eks ole, no ma ei hakka praegu spekuleerima, kas 50% või 30% Eesti elanikest nad olid oma südames, olid nad Eesti Vabariigi kodanikud. Kuigi dokumenti selle kohta neil ei olnud. Ja mingi selline nakkus oli tõepoolest. Isegi koputajad olid Eesti Vabariigi patrioodid. Ei ole midagi parata, ma 2-3 niisugust juhtumit tean. Kuule, ma olin keskkooli healine, tähendab, ei olnud mul selgelt maailma pilti ega midagi, oli ilmselt mingi protestivaim, aga meie käisime ja Kuperjanovi haual ja mida iganes, eks ole, korraldasime nõuka vastast väikest sigadust. Ma ei saa kätt sõnale pannes öelda, et ma tegin seda teadlikult ja Eesti Vabariigi nimel. No ma nägin Kuperjanovi haual käigust ka ühte fotot, see oli kuskil meedias. Selle aasta pilt 3 inimest olid ka seal. No, eks no käis mõnikord ka rohkem, aga pilte ju ei tehtud. Ja. Muidugi kodanikust ja kodakondsest, no sellest on Nõmme raadio, seal on Rahva Raadio Selts, niisugune pealdis kodulehe peal, seda tuleb allapoole krüttida ja seal on Raigo Sõle teos Ahvist kodanikuks või vastupidi. Seda tasub lugeda, esimene osa on selline reipalt rõõmus ja naljaklev, aga teine osa raiub juba valusasti ja selle teise osa puhul võiks meie, nüüd on patriootiline Kreeka koor hõisata. See ei ole nii! Kodanik, mul on küsimus, et ahvipärdik, kes elab loomahaias, kas ta on loomaaia kodanik? Aga vaata, kui keegi juhuslikult unustab tema puuri ukse lahti, ta kargab otsa loomulikult välja, läheb loomaaiast nii-öelda välismaale, eks ole, reisile, kõht läheb tühjaks, ta tuleb tagasi, poeb oma puuri ja küsib süüa. On ta loomaaia kodanik? No tead, eks elevandid ka lähevad surema sinna, kus nad sündinud on, seda sama räägiti Žiguli autode kohta, et tulevad Soomest tagasi.
see mul ei tulnud mitte niisama, vaid selle vastu saadeti ära peetud Soome Žiguli vastu, saadeti Eestis Soome ära peetud Eesti naised. Jah, võib ka nii öelda, muidugi need küsimused, mis meil siin õhus ripuvad, need perevägivallad ja keegi oli küsinud, ma lugesin eile Facebookis, et ta oli sellelt ailt küsinud, et kas vaimne vägivald on ka vägivald ja see tehisintellekt vastas üsna mõistlikult, aga fakt on see, et sellist õilsat filmi, kus teatavad tegevused on saanud oma nime, Gaslighting, see oli vist 47. aasta film või oli ta hiljem, ma võin aasta arvuga eksida. Seda ta näinud kindlasti kohe ei olnud. Jah, no tehisintellekt, ta ei arva mitte kui midagi, ta ei arva, ta on puhta loll, ta on väga kiire arvutusmasin. Nii et see, mida arvab tehisintellekt, see on see, mida ta 1/1000 sekundi jooksul korjab üle kogu maailma interneti kokku ja annab sulle kätte. Jah, ja siis tee sellega midagi ja ole kindel, et sa teed seda õigesti. Jah, aga tal on lihtsam kätte saada peavoolumeedia fakte, kuid ta jõuab selle ajaga läbi lapata ka mingisugused Facebooki postitused ja mida iganes. Nii et tõe kõrvale ta korjab kokku ka igasugust rämpsu ja annab seda kõik sulle kätte. Sa vaata, milline demokraatia, kus juures eks sa ütled, et peavoolumeedias saab ta rohkem. Sellega sa kinnitad tegelikult, et ega demokraatia ei ole targemate võim, vaid demokraatia on nende võim, keda on rohkem, aga keda meie planeedil rohkem on? No näed sa, aga nad ei tunnista seda. Ei, muidugi ei tunnista. Nad ei tunnista, vaata need, keda rohkem on, ja nad millegipärast ei tunnista seda, et neid on rohkem. Ja otsus võeti vastu vähemuse rõhuval enamusel, nagu kirjutati aastat 40 tagasi Pikeris. Jah, aga igasugune demokraatia, ta liigub sinna poole, et valida enda seas mingid kõige demokraatlikumad, kõige paremad, kõige targemad, kõige õllimad, kõige ilusamad, kõige kiilaspäisemad, kõige kirjama lipsuga, kes hakkavadki seda demokraatiat üsna väikse hulga poolt teostama. No ja see on jälle see ühendatud anumate põhimõte, et saavutatakse tasakaal ja see tasakaal on suhteliselt surm, siis tuleb raputada, loksutada, maha valada. See on nagu ikka seesama ilus kompromisside jutt, et hundid söönd ja lambad terved ja keegi ei küsi, kuhu sai karjane. Seda küsi huntide käest. Vaata, siis oli vilets karjane. Aga ühendatud anumate süsteem, ütleme, et seal on vedelik või seal on raha. Vedeliku pinnal on pinev kiht, eks ole, mis hoiab kokku. See ongi valitsus, ütleme lihtsamalt. See ongi valitud kiht, pinev. Kui seda ei oleks, mis kokku hoiab, siis see vedelik lihtsalt väga ruttu, auraks ära kuni kosmoseni välja. Vaata, Amikus Meus, ma ütlesin, et ma käisin seal vandenõu analüütikute suvepäevadel ja ma nüüd ei luba 100% kindlusega, et Herr Gräzini asemel teen ise soolosaate. Herr Gräzin nimelt pidavat olema Lõuna-Eestis, kus tal on kindlad ülesanded täita. Ega nii lähedased me nüüd ka ei ole, et ma hakkaks küsima, et mis sa teed seal? Vot seesama mõttekäik, et me peame neile kirjutama ja neid survestama, et valitsus, see valitsev jõud, see on nagu dingansih. Ma ei ütle valitsev mõistus, sellepärast, et ega nad väga mõistlikke asju ei tee. Siis mõte, et me peame tegema kohtule 1000 avaldusi, siis me blokeerime kohtu. Ja ma küsiksin, aga
te siin tahate nüüd karjas kraaksuda, et nüüd teeme niimoodi, nüüd me survestame teid. Ja teile öeldakse sealt ülevalt, minge perse. Või me kirjutame kohtule 1000 avaldusi. Mis juhtub? Ei võeta menetlust. Järgmine raks on see, et kohtud on tõesti umbes ja kõik asjalikumad asjad jäävad arutamata. Inimesed on oma asja pärast tehtud avaldused sisse andnud ja surevad enne, kui keegi neid läbi lugeda jõuab. Ja. See tähendab, et siin on mõtlemises mingisugune, tead, vene keeles on ilus ütlemine, ropuvõitu küll, aga tšere žopu. Noh, mõned asjad ainult nii saabki kätte. Mis puudutab nüüd kohtuid, siis kõige pikemad ja legendaarsemad kohtuasjad on täiesti mõttetute case'ide najal tehtud, kus iga mõistusega inimene saab aru, et sealt lihtsalt ei ime mitte midagi välja. Nad käivad aastate viisi, nii kaua, kuni keegi ära sureb. Ja ka seda on olnud, et sureb ära, eks ole. Ja kõik tuleb välja, et kohtuasja põldki. Sa kujuta ette, kui keegi, keda süüdistatakse, sureb ära ja talle ei saagi kõrgemat määra surmanuhtluse näol välja kuulutada. Sellepärast Eestis ongi surmanuhtlus ära kaotatud. Jah, ma arvan ka, et lähtudes vandenõude teooriatest, aga vandenõulased, ilmselt ka see ei ole mitte mingi päris ühtne seltskond, sest on olemas ja vandenõu analüütikud, eks ole. Nad uurivad igasuguseid seal fakte kuulu, ütleme vandenõusid ja üritavad sealt midagi välja lõtsida, eks ole. Need on vandenõu analüütikud, aga on olemas vandenõu teoreetikud. Nad mõtlevadki välja kõige selle substraadi, mille peal nagu hallitus kasvab vandenõu analüütikute kiht. Makaroni monster. Keegi pidi seda välja mõtlema. Sardelli monster. Ja. Kõik võib ju olla. Ei, tõepoolest, ma ei ütle mitte midagi halba selle seltskonna kohta, kus ma viibisin. Nad tõesti uurivad ja püüavad leida süsteemi. Ja. Mitmed neist on jõudnud juba nii kaugele, et vaatame, mida tehti, et tekiks täna selline probleem. Ja kui see käkk meil käes on, mis sellega saada võib, kui ei sekku, siis juhtub nii, et läheb ühte teed mööda või läheb teist mööda või läheb kolmandat mööda, aga nüüd tuleb sekkuda ja midagi teha, et ei oleks nagu kõigepealt vene muinasjutus, et lähed sinna, pea maha, lähed sinna, oda turja või nii edasi ja lahendit nagu ei ole, aga lahendus on. Sest seda ütleb juba Koraan, et annab Allah probleemi, annab ka lahenduse. Aga ole sa tänatud, herr doktor Viktor Vassiljev. Jälle, ma usun, et mõni inimene luges meie jutust välja, ei tea mida, aga seda oli ka tegelikult. Ja loomulikult tänan ma kõiki neid, kes on toetanud Nõmme raadiot, tänu millele me püsime ja nagu algus, nii olgu ka lõpp sellest, kuidas hukkus herr doktor Viktor Vassiljev. Kohutav tragöödia täna hommikul Tallinnas. Tuntud arst Viktor Vassiljev hukkus plahvatuses oma kodus. Esialgsetel andmetel oli lõhkeseade eelnevalt paigaldatud, tegemist oli ettekavatsetud mõrvaga. Hukkunud arsti naaber rääkis šokis, et plahvatuse laine lõhkus aknad kogu tänaval. Päev enne oma surma andis Viktor Vassiljev meie korrespondendile šokeerivat teavet korruptsioonist tervishoiusüsteemis. Võib-olla maksis see talle elu, mida ta jõudis öelda, kuulake kohe praegu. Kui sa ikka veel apteegis käid, ole matusteks valmis. Farmaatsiatööstus on maffia. Neil ei ole kasulik, et sa oleksid terve. Nad elatuvad sinu valust.
20 aastat jälgisin, kuidas nad muudavad haiguse äriks. Ma kuulasin neid, sest olin lihtsalt arst. Aga nüüd ma neid ei kuula, sest ma lõin midagi, mis võib kõike muuta. Mulle juba ähvardatakse, aga ma ei anna alla. Jätka maksmist farmaatsia paskade eest, mis ainult varjavad sümptomeid. Sa toidad inimesi, kes teenivad miljardeid, samal ajal kui ise vaikselt sured. Ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.